süstlükõik on taas kord teie ees. Mina olen Rasmus. Ja täna mul on kutsutud kohale Kristin Koskele. Tervist! Tervist! Täna siis hakkame kokkama minu mitte pearooga, vaid seda firmarooga. Ühte neist. Nagu ma ühes episoodis juba rääkisin, siis mina läbisin siukse väljakutse nagu suhkruvaba väljakutse. Ja sellel nädalal, see kestis 2 nädalat ja ma leiutasin ühe söögi. Mulle hakkasid hullult meeldima see segu, kus on siis herned, mais ja porgand. Külvatatud. Jaa, seda võib teha nagu värsketest ainetest ka, aga mina leidsin selle külmutatud segu. Ja siis me praeme seda ja teeme kõrvale kartulisektoreid. Väga lahe. Alustame kartulitest, sest nendega läheb kõige rohkem aega. Nii et võtame siit, jagame ära. Mõlemad hakkavad kartulid lõikama. Täpselt 4 ja 4. Teeme nendest kartulisektorid. Et lõikame 4. Siuksed armsad väiksed kartulid. Aga kui on selline siis see läheb ka 4. Jah. Paneme need siia kaussi. Ühe kokka. Kõik korraga. Paneme siia kaussi. Seejärel võtame õli. Ja paneme siia peale. Ma teen mõnusat. Kas see õli ei tule? Võib-olla panin natuke palju, aga jah. Siis seejärel tuleb maitsestada. Su sool on? Leidub. Nii, paneme soola siia. Võid ise panna soola. Selge. Soolase või magedad? Kuidas ise soovid? Selge. Mina väga palju ei pane soola tavaliselt. Mina panen. Nii. Ja siis mina tavaliselt kasutan veel oreganot ja basiilikut. Et kumba sa soovid panna? Oregan on natukene paremini välja toodud. Okei. Nii. Mina panen siis basiilikut. Ja neid tuleb siia üsna mõnusalt panna. Aitab jah. Nii. Ja nüüd sulle kuulub see au segada see kätega ära. Väga meeldib. Mina küpsetan tavaliselt 200 kraadi juures seda, nii et ahi läks sooja. Ja nüüd paneme need siia. Seda vedelikku on siin päris palju. Kes see palju liiv tuletab meelde? Ei, aga see vedelikku pole olla. Nii. Ja see portsjon peaks olema 2 inimesele. Okei. Nii, laotame need ilusti laiali siia. Ja kui ahi valmis saab, lähevad need ahju. Ja ahjus on need umbes 25–30 minutit. Vist pigem 30 minutit. Et nende kartulite kõrvale me teeme siis sellist nagu wokirooga. Ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Igatahes ma võtan siis selle segu. Praen kana, tükeldatud kana. Maitsestan kana ära. Kallan selle sinna peale. Panen sinna veel seemne segu. Ja siis saab siuke maitsev wokiroog selle kartuli kõrvale. Et me võime siis alustada kanaga. Aitäh! Need on sellised. On jah, suured. Ma saan aru küll, et nagu see praed kana siis nagu läheb kokku poole. Väga väikseks ei ole nüüd mõtet lõigata. Muidu nad kaovad ära sinna söögi sisse. Jah.
aga paneme nüüd need kartulid ahju. ma tahtsin küsida, et kas vipad tahab ka tegelikult panna? ütleme. Mina ei pane tavaliselt. Nagu siin on piisavalt need oreganot ja basiilikut ja soola sai pandud. Jah. Ma olen siis jälle see lahti tõmbaja. Täpselt nagu eeline. No nii. Ja nüüd peaks taimeriga panema. Jah, kui palju? Paneme 25 minutit. Me võime see liha peal on. Ma luban sul seda teha. Kala. Jah, paned sinna peale. Jah. Vaata. Ei. Nii, ja need tükid ka. Kukust juurde. No, hakkake vaikselt mingi käima siin. Mis see põrisema hakkas? Kui pilt hakkab ilmselt töötama, siis ta hakkab natukene mürisema. Mölisema või? Mürisema. Aga tahad maitsestada äkki? Midagi. Paneme natukene soola, jällegi oreganot ja basiilikut ja siis seda liha maitseainet. Aga liha? No, liha maitseaine, see on ka üldjuhul seda juba. Me võime natukene panna. Ma saan aru, sa tahad seda ägedat asja kasutada. Jaa. No nii. Mina panen soola. Ma panen maitseainet. Ma ei oska mitte kunagi maitseainet nagu mõõta. Ma nagu... Mul on see juba Ossa. silma järgi näha, et kui palju peab panema. Aga mul on nagu niimoodi, et see pind oleks kaetud. Paneme neid ka natukene. Seda oleks kättagi hakka segema enam. Ei. Kuidas sina? Kas sa filmid kõik? Nii. Ma pean üldiselt niimoodi, et see pind oleks kaetud. Ja siis segame ära. Tegelikult varsti võib isegi selle segu siia peale panna, sest et muidu tõesti juhtub see, et see kana praeb liiga ära. Ta nagu muutub kuivaks ja siis nagu see on halb, kui ta kuivaks muutub. Kartulid peaksid minema selliseks hästi mõnusaks krõbedaks. Väiksemad lähevad kiiremini muidugi. Meil on seal mõned suuremad tükid ka. Vajavad natukene aega. Nii. Panen siia fillimise funktsiooni hetkel, et siis läheb efekti veel kõdedamaks. Okei. Ja noh. Tead, mis paneme selle segu siia peale ära. Võid panna. Aitäh. Kalla korraga. Vau! Neid jääb isegi vähe. Vähe jääb neid isegi natukene. No, siis see on rohkem kana. Jah. See kana ongi ilmselt paremas, jah. Et seda segu peaks tegelikult natuke rohkem olema. On küla vist. Jah, segu peaks rohkem olema, aga noh. Nii, ja kui need on siin natukene juba praadinud, siis lisame ka seemneid. Mis seemneid sul on siin? Ma olen mingi segu leidsin. Siin on näha päevalilleseemneid, kõrvitsaseemneid, linaseemned ja siis peaks olema seesamiseemned. Väga huvitav. Jah. Siis seda ma panen üsna mõnuga. Ma ei tea, mulle meeldivad seemned toidu sees. Vot nii. Ja siis jälle segame ära. Ilusad siuksed kuldsed kartulid. Ulisevad. Ja, see on see õli, Jah. mis me panime. Mis sina panid? Kindlad. Aitäh. Jah. Ja põhimõtteliselt siis ongi meil valmis ju. Et nüüd tuleb see minu lemmikosa. Serveerimine. Ja mina serveerin siis tavaliselt niimoodi. Ma panen seda segu siia põhja. Niimoodi. No seda segu peaks siin rohkem olema, et nagu seda
maisi ja seda segu. ja nüüd kartulid paned sa nagu siia niimoodi. Sellesse sektorisse. No nii, selline siis minu firmaroog ongi. Ma loodan, et maitseb. Ja proovige ka ise seda kodus järgi teha. See on ju imelihtne. Aitäh, Kristi. Aga terviseks. Hea. Võta peab võntsika. Nii, ja maitseme. Hea. Sure da. Kahte vist oleks võinud natuke olla ka või? Mhm.